kui teil midagi selle vastu ei ole, siis ma ütlen mõned sissejuhatavad sõnad. Aga palun. Et esiteks on mul väga hea meel, et Marita Lumi tegi selle kena ettepaneku RN Maitsi näituse avamisel. Et kui ma olin talle öelnud, et mulle see näitus väga meeldib ja minu meelest on see olnud nagu mingi viimase aasta, ma mõtlen siin 2019, noorema ettekunsti üks kõige huvitamaid väljapanekuid, mis mind köidab, mis tekitab mõtteid, millest minu meelest on väga palju potentsiaali edasi minna ja edasi liikuda, sest nad selle kunstniku puhul ja kelle puhul on näha, et tema käsitöölised võimed ja tema kontseptuaalsed võimed, tema mõttemaailm on väga loominguline, väga huvitav ja tegelikult juba professionaalne, et see ei ole võib-olla väga vajalik rõhutada, et Erle on teise aasta magistrant, minu meelest on ta tegelikult üks kunstnik, aga see selleks. Ning teiselt poolt tahaksin öelda seda, et mulle alati väga meeldivad need näitused A-galerii Šejkis. Minu meelest on see kõige originaalsem ja põnevam näituse keskkond Eestis üldse. Juba algusest peale, kui hakati Šejkis näitusi tegema aastaid tagasi, et seda kunagist rahakoppi kasutatakse tõesti ka eraldineva näituse pinnana. See on ju väga originaalne mõte siin Eestis ja enamus nendest näitustest, mis on siin toimunud, on minu meelest olnud tõesti väga heal rahvusvahelisel tasemel. Nüüd Erlet kohtasime esimest korda üldse näituse avamisel ja tema nimi oli mulle küll juba tuttav tänu eelmisel aastal saadud preemiale, aga isiklikult me ei ole kunagi varem kokku saanud ja pean ka häbiga tunnistama, et ega ma ei teadnud ka teie loomingust eriti varem midagi. Seetõttu tuli mul teha kodus tugevat tööd ja guugeldada, vaadata, mida te olete varem teinud üldse ja nii edasi. Ja minu jaoks ikkagi nüüd nende loomeaastate võib-olla selline kõige huvitavam kokkuvõte on tegelikult siin Šejkis. Ning mis selle näituse minu jaoks ka kontseptuaalselt väga huvitavaks teeb, on see, et ainult 5 hetkega võib teha väga tervikliku personaalnäituse, millel on tõesti väga mitu tähendustasandit, mida võib analüüsida mitmest vaatepunktist lähtuvalt. Üks loomulikult on autori enda lähtepunkt ja ka sellel me kindlasti täna peatume natukene, sest meil juba näiteks avamisel lahvatas tore ja loominguline vaidlus ja võib-olla saate ka veel teie sellest osa, kui me sinnani jõuame veel täna, kui mingid muud teemad seda ei ületa. Ning sissejuhatuseks ma tahaksingi teada ja esitada sellise natuke klišeeliku küsimuse, et miks te valisite enda jaoks ehtekunsti, kust üldse tuli see soov minna õppima siis meie kunstiakadeemiasse ehtekunsti? Jaa, see on küsimus. Tegelikult paar aastat enne, kui ma EKA-sse tulin, siis mu ema küsis mu käest, et aga miks sa teed neid asju, mida sa teed, et miks sa EKA-sse pole juba läinud. Ja selle peale mu reaktsioon oli, et millest sa räägid. Aga siin ma ikkagi lõpuks olen. Ehtekunst sellepärast ma arvan, et ma olen lapsena, nooremana hästi palju erinevaid selliseid kunstivaldkondasid proovinud, midagi teinud, nokitsenud, aga ehtekunst on minu jaoks nagu see valdkond, mis annab kõige rohkem vabadust. See nagu hõlmab endas nii palju erinevaid valdkondasid, et see võib olla skulptuur, maal, tõesti klassikaline kullassepatöö. Et see annab nagu, ma tunnen, et see annab mulle kõige rohkem vabadust väljendada seda, mida ma tahan väljendada. Ja millised tehnikad näiteks teile kõige rohkem huvi pakuvad? Mulle meeldib väga valamine ja viimasel ajal selline klassikalisem kivistutus, aga mida siis kasutada rohkem võib-olla sellistes kontseptuaalsemates mõttes.
kas ka näiteks nagu praegustes nendes hõbetöödes, eks ole, kus te kasutate ja ütleme, tsirkooniat vist ka mitte ei eksi, eks ole, see ja tahategi siis ühendada peamiselt hõbedat vastavate vääriskivide või poolvääriskividega või on ka mingeid muid metalle? Tegelikult ma siiamaani olen kasutanud hoopis teistsuguseid materjale, et see minu enda jaoks oli ka uus, et võttagi selline selles mõttes nagu väga klassikaline suund, et ongi kõik need tööd on ainult väärismetall ja siis vääriskivi. Et mul nagu selles mõttes ei ole mingit kindlat lemmikmaterjali, et ma nüüd kasutan ainult seda. Aga kuidas te jõudsite just hõbedani? Miks hõbe, miks mitte kuld, mingi muu metall? No seal on kindlasti ka rahalised põhjused ja lihtsalt hõbe on üsna kergesti kättesaadav hetkel veel. Ja siis seesama poolvääriskivi, miks mitte mõni teine? Ma tahtsin kindlasti kasutada midagi, mis on väga suur, väga selline, võib-olla ka natuke selline bling, et see ei olnud otseselt oluline praeguse näituse juures, et need oleksid naturaalsed kivid. Tahtsin, et see oleks midagi ilma värvita ja suur ja seal tuli selline valik. Kui te hakkasite EKA-s õppima, siis kui palju teid on juhendanud näiteks külalisõppejõud või õpetanud teid külalisõppejõud välismaalt? Mitte nii palju, kui mulle meeldiks võib-olla, aga on olnud, et just esimese magistriaasta jooksul käis meil päris mitmeid inimesi. Uus-Peeters, Hirogamata, et see oli kahtlemata väga selline teistmoodi avav, et need inimesed, kes meil siin kohapeal on olemas, on ka kahtlemata väga võimekad ja huvitavad, aga ükskord tuleb midagi mujalt ka juurde. No Uus-Peeters on kindlasti üks kõige olulisemaid tänapäeva ehtekunstnikke, kes on saanud väga palju tunnustust ju rahvusvaheliselt. Mida te tema puhul kõige rohkem hindasite? Mida ta teile nii-öelda õpetas? Ja see oli selles mõttes selline huvitav aeg, et EKA uus maja oli just valmis saanud, et see kursus oli üsna kaootiline, et seda võib-olla ei anna võrrelda teiste kursustega, mida ta on andnud ka varasemalt meie koolis. Aga võib-olla just see, et kui sul ei olegi mitte midagi ja siis sa pead tegema sellest midagi. Et need olud EKA-s tol hetkel, olidki täiesti mitte midagi. Aga uus maja oli valmis? No maja oli valmis, aga see ei tähenda, et seal oleks midagi muud väga olnud. Palju te kodus tõite loomematerjali? Siis nagu selle... Et õppetöid teha? Üleüldse või selle... Üleüldse. No mul on üldiselt kõik tööriistad enda oma. Ja kõik mida... Ja mida kool teile siis pakkus? Ainult töökeskkonda? No ruumid ja eks see vaikselt ikkagi nagu niimoodi nihkus paika. Aga jah, selles mõttes see esimese aasta algus oli huvitav. Võtaksime võib-olla mõned välisnäitused. Et te olete ju ka saanud reisida ja olete käinud ka Müncheni Schmucki vaatamas. Kuidas teile see ehtekunsti väga oluline näitus tundus, meeldis? Oskate te näiteks selle analüüsida? Mis mulje te teile jättis, mis soovidega te sinna läksite mingite oma arvamustega ja kas see vastas teie nii-öelda soovile? Jaa. See on väga hea küsimus jälle. Võib-olla see taandub ka minu vähesele kodutööle või eeltööle, aga ma kujutasin tegelikult täiesti midagi muud ette nende juttude põhjal, mis ma olin varasemalt koolis kuulnud. Et kui ma sinna kohale jõudsin, siis see oli täiesti midagi muud. Ma ei saagi öelda, kas siis
halvas või heas mõttes, lihtsalt oli täiesti teistmoodi. Et võib-olla see šmukk ise, mis siis on selle messi raames, see oli minu jaoks natukene raskesti seeditav, kuna see ikkagi oli laias laastus mess seal ümberringi ja väga palju inimesi ja sebimist, et see ei olnud minu jaoks selles mõttes, seal oli väga palju väga huvitavaid töid, mida ma võib-olla muidu olen ainult interneti vahendusel näinud, päris elus neid töid näha. On muidugi tõesti midagi muud, aga see keskkond ei olnud päris see, milleks ma valmis olin. Aga see lihtsalt ehte nädal, mis seal ümberringi toimub, mis on üle linna laiali, et see oli väga huvitav. Seda on põnev kuulda, olen ise šmukil käinud mitmel korral. On mul mõne šmuki näituse puhul on täpselt sama tunne, et see peanäitus on tegelikult vähepakkuvam kui need satelliitnäitused kõikjal linnas. Et sa oled mõnda galeriisse, selle avamisele mitte on selleks, et pilutseda seal, et vaadata näitust ja sa näed, et see näitus, mis on 3-4 päeva lahti seal, et see on tegelikult erakordselt tugev, väga hea. Ja ületab kuidagi šmukil välja pandud asju, aga teinekord võib olla täiesti võrdväärsel tasemel ja võib öelda ka, et mõni šmuki näitus on olnud lihtsalt fantastiline oma taseme poolest, nii et see on muidugi sõltuv aastatest täiesti. Kas te kujutate ette, et te tahaksite seal esineda? Absoluutselt. Et selles mõttes ma võin sellest messist arvata mida iganes, aga see on ikkagi väga suur asi sinna jõuda. Aga millistel väiksematel näitustel te olete käinud välisnäitustel? Mida te olete näinud? Ütleme näiteks Vilniuses Ambertripi või mõnda muud sellist rohkem lokaalse kontekstiga seotud? Tegelikult ei olegi rohkem selles mõttes välja jõudnud, et šmukk on nagu ainuke selline välisüritus, kuhu ma olen praegu saanud. Kui te mõtlete nüüd praegu tagasi oma baka-aastatele, 3 aastale, siis keda te nimetaksite 3 kõige mõjukamaks õppejõuks või üldse inimeseks, kes teil 3 aasta jooksul kuidagi nagu mõjutas? Koolist kindlasti Margus Villems. Et tundsin, et kuidagi klappis ja tema juhendatud tööd on mu enda sellest ajast lemmiktööd. Siis inimene, kes tegelikult mulle üldse ei andnud tunde, aga ma nägin kõrvalt, kui ta tuli teistele andma workshopi, oli Kloosmit. See oli väga selline silmi avav ja huvitav loeng, mille ta pidas ja meil oli pärast temaga ka vestlus. See kindlasti mõjutas väga palju seda, kuidas ma töötan ja mõtlen. Ja iseenesest, kes me räägime siis nagu inimesteks annavad tunde on ju, kellega sa lihtsalt kokku puutud, et absoluutselt ei saa mööda vaadata meie meistrist Jens Klausenist, kes lihtsalt on kogu aeg olemas meie jaoks ja ta küll ei anna meile selles mõttes midagi kontseptuaalset, aga kõik see, mida ta tehniliselt annab ja juhendab, et see on täiesti asendamatu ja samamoodi vestlused temaga kindlasti väga palju mõjutanud seda, et mida ma suudan tehniliselt teha ja kuidas ma suudan tehniliselt mõelda. Kas hõbeda käsitlemisel oli ka temast kõige rohkem abi? Seda niimoodi ei oska välja tuua, et see on pigem tulnud kõik selline katse-eksitusmeetodil nagu endal õppides praegu. Kuidas te jõudsite ahvi kujundini? No... Lähme konkreetseks, jah. No ma arvan, et see on sama hea, kui küsida, miks ahvide planeedis on just ahvide planeet.
et ma arvan, et Ahv on selles mõttes väga hea kujund, et ta on piisavalt loom, et tuua sisse selliseid loomalikke instinkte või väärtusi, aga samal ajal ta viib piisavalt lähedal inimesele, et läbi tema siis kujutada mingeid inimeste omadusi, nõrkusi, tugevusi. Tema kui meie lähim sugulane. Kui ma vaatasin teie Ahvi kujusid, siis tegemist vist on inimahvidega, eks ole? No nad peaksid olema gorillad. Mõne puhul ma hakkasin kahtlema, et kas see just on. Ja see, mis mind teie näituse puhul kõige rohkem intrigeerib, on see vaimukus, selline vabadus, kuidas te käsitlete omamoodi nagu puutumatust tsoone, selliseid omamoodi nagu püha lehma fenomene, ilma et te kuidagi eksiksite hea maitse vastu ja paneksite samas vaataja mõtlema, natukene naeru kihistama, samas ka mõtlema, et ahaa, et siin on nagu mingi iroonia või grotesk mängus. Ja ühelt poolt on loomulikult olemas teie näituse saatetekst. Aga kui me jätame selle saateteksti nüüd välja, siis ja vaatame neid töid nagu eraldi, sest minu jaoks vooruse lätte, teate, see on selline koidulaaegne pealkiri natukene. Et see oleks nagu ise tehtud luuletuse avaldamine mingisuguses salmikus. Et see ei ole üldse nagu see, mis siit näituselt minu meelest nagu välja tuleb. Siin näitusel tuleb välja midagi muud. Mina loen selle niimoodi välja. Loomulikult üks asi on teie kontseptsioon, teie autori kontseptsioon, te võite alati mulle vastu vaielda, et see nii ei ole. Aga mina näen siin ühiskonnas ammu omaks võetud või aktsepteeritud väärtuste küsitavaks tegemist. Ja seda just läbi ahvi kujundi. Ahv sümboliseerib mitut asja, aga üks asi ka loomulikult, mida ta tõesti on alati kujustanud, on ju edevus. Ja mõnikord öeldakse ka, et ahv on ka omamoodi selline nagu rumaluse sünonüüm, eks ole. Ja kui me võtame küll see voorus, siis ega ahvid väga vooruslikud küll ei ole. Nii olen ma lugenud. Aga jäägu see juba teile endale teadmiseks, et võib-olla te räägite meile sellest pärast lähemalt. Ning kui ma väga vabandan, aga ma helistan tunni aja pärast tagasi. Ja kui ma võtan siin teie esimese ehte, mis mulle kohe väga meeldis, ja ma mäletan, et see oli Kristi ka esimene, kui ma šeifi astusin ja seda nägin, oli loomulikult see raha, eks ole. Ja see, kuidas te käsitlete ühte kõige kõvemat valuutat. Te suhtute sellesse irooniaga, te käsitlete seda omamoodi nagu popi võtmes, nagu massikultuuri mingisugust sümbolit ja asetate selle keskse figuuri peaks ahvi pea. Et te muudate rahalise ekvivalendi täiesti naeruväärseks ja eriti, kui te loete seda ümbritsevat teksti, eks see liberty, siis tundub, et selle mündil polegi nagu üldse mingit tähendust, et see, mida me talle omistame kogu aeg seda sümboolset väärtust ja me teame, et kui see on sul taskus, siis sa võid alati sellega maksta, see on see kõva valuuta. Et nüüd äkki seda ei eksisteeri, see on muudetud naeruväärseks, sest see on nagu ahvi asi, et selline, selle saa tõsiselt võtta, sellega ei saa maksta. Aga mis puudutab nüüd natuke semiootilist lokaalset konteksti, siis mina tõlgendan seda tegelikult kui kriitikat Eestis toimuvate võimumängude suhtes. Ja sellega te panete just nagu paika tegelikult kogu selle melodramaatilise kirbutsirkuse, mis on toimunud Vabaõhu muuseumis oleva
mõisa Liberty ümber. Ja selle põhjusega, et kogu see asi algas Ameerikast tulnud presidendiga Eestisse. Ehk siis siin tulevad minu meelest taustajõudena mängu Toomas Hendrik Ilves, Liberty mõis, ameerikalikud väärtused ja siis ahv kui selline. Ja see paneb muidugi meelde tuletama toredat anekdooti, kus kohtuvad elevant ja ahv ja elevant ütleb ahvile tere ahv ja ahv vastab talle ise oled ahv. Et siin on selline kõverpeeglimäng, mis selles väikeses mündis on ja minu meelest on see erakordselt hea kohalikku konteksti pandud väike kunstitöö. Kui sa lihtsalt loed välja neid sümboleid, mis sellel tõesti eksisteerivad. Kuidas teile tundub minu tõlgendus? Mulle täitsa meeldib see tõlgendus, et kui ma nüüd töid tegin selle näituse jaoks, et see on nüüd, et ma nüüd ärkan üles, et ma teen ahvi näituse, et üldiselt kõik see, mida ma teen, lihtsalt see, ma ei suuda nagu teistmoodi kuidagi ära protsessida seda kõike, mis mu ümber toimub ja siis ma teen neid asju selleks, et see iseenda oleks kuidagi arusaadavaks teha. Et kui ma hakkasin neid töid tegema, siis tegelikult iga selle töö taga on siis mingi ühiskonna aspekt või valdkond, mis minu enda jaoks on kuidagi problemaatiline. Aga ma tahtsingi jätta inimestele võimalikult vabad käed selle tõlgendusena. Et sellepärast ma panin ka neile kõikidele töödele need kreekakeelsed nimed, mis tegelikult on siis antiigist need põhiväärtused või põhivoorust, mida siis peeti voorusteks. Et kui ma oleks pannud sellele tööle mingi nime, mis viitab sellele probleemile, millega ma konkreetselt iseenda jaoks tegelesin, siis see väga hakkaks suunama, kuidas inimesed tõlgendavad. Aga jah, mulle selles mõttes meeldib see variant, et igaüks võtabki sealt selle, mida tema seal näeb, nagu teie just kirjeldasite. Jaa. Kui me võtame ka järgmise töö, siis siin tegelete natukene usu dekonstrueerimisele, kui nii võib öelda, eks ole. Te võtate ühe ikooni. See oli õigeusu ikoon, eks ole? Jah. Nii, ja seal pühaku pea asemel kujutate te loomulikult ahvi pead. Et seda võib lugeda täiesti religiooni kriitilises võtmes. Ja ma kujutan ette, et meie uuskonservatiivsete moevoorude ajastul võiks nii mõnigi tulla nüüd siia ja teha sellest rõõmsameelse skandaali. Mis te sellest arvate? Mis ta siis teeb? Et mõelge, kui näiteks sellest tehtest ilmuks, sellest prossist ilmuks Õhtulehe esikaane pilt. Ma arvan, et mul ei oleks sellega otseselt mingit emotsiooni, et selles mõttes sellega peab elama, et siin igav, kui ma neid töid teen, siis see on jah minu jaoks midagi väga isiklikku, mida ma enda jaoks töötan läbi. Aga kui ma juba panen need tööd välja inimestele vaatama, siis need paratamatult elavad mingit oma elu edasi, et ma ei saa otseselt kontrollida, et kuidas siis keegi neid mõtestab või kas keegi mõtestab neid täpselt nii, nagu mulle meeldiks. Aga kuidas te selle ikoonini üldse jõudsite? Kuidas teil tekkis huvi selle kujundi leidmise vastu? Päris alguses, kui ma kõikide nende töödega hakkasin ennast tegelema, siis tegelikult oli läbi joon mu enda jaoks ka kõik sellised erinevate religioonide loomismüüdid, et nagu said ka mõnel muud töö puhul näha. Aga samamoodi, et mul olid endal mingid teemad, mida ma enda jaoks lihtsalt pidin läbi töötama ja see konkreetselt ikoon haakus sellega tol hetkel. Tore, aitäh. Nüüd küsiksin juba tarkuse töökohta, eks ole, mis on üks on ka nii-öelda lemmiktöid, ehk siis Sofia.
millel 3 ahvi hoiavad enda kohal või nii-öelda nende kohale toetub, eks ole, see poolvääriskivi. Nüüd 3 väga edevat tüüpi hoidmas enda kohal seda kaunist sedelevat vääriskivi, see on just nagu nii, see tarkus peaks sealt siis sedasi nagu helendades ruumi laiali purskama. Kas on nii? No see on selles mõttes selle tõlgendamise küsimus, et tegelikult seal on 4 ahvi, et see üks on seal taga, et see on nagu mu kael ei ulatanud nii kaugele. Selles mõttes väike viide sellele 4 elevandile, kes maakera enda peal hoiavad. Aga selles mõttes jälle tõlgendamise vabadus, et kas need ongi 4 tüüpi, kes hoiavad midagi suurt väärtuslikku enda kohal või need on nagu 4 tüüpi, kes igaüks paneb oma suunas. Ja sest mõtlesin ka, kui ma mõtlesin 3 ahvist, et nad kõik liiguvad ju nii-öelda vaataja poole, et nad liiguvad tegelikult üksteisest eemal, et nad ei toeta seda, et see maailm peaks kokku kukkuma, see tarkuse maailm, mida nad oma tuljal või kätel jäsemetel kannavad. Et see on kuidagi nagu väga habras, eks ole. Absoluutselt. Ja selles mõttes see kujund töötab väga täpselt, väga hästi ja on ühtlasi võib-olla selle näituse kõige moralistlikum töö, et ta loeb tegelikult meile moraali. Ta näitab seda, et vaadake, tarkus on midagi väga habrast. Et tiiagi me ei teada, millal see tarkus hävib ja sellepärast on tal selles väljapanekus ka minu meelest nagu oma väga eriline koht. Nüüd võib-olla kõige väljakutsuvam, kõige sellisem epateerivam ja omamoodi nagu kõige popilikum ehe on loomulikult üksteise otsas olevat 4 ahvist koosnev sõrmus, eks ole, mis moodustab sellise kõrge torni. Ja selle töö puhul jääb minule tegelikult natukene arusaamatuks see, et ühelt poolt on ta selline efektne kujund, selline kõrge, just nagu ükssarviku sarve kujutav allegooriline kompositsioon. Teiselt poolt ta jääb just nagu natukene dekoratiivseks. Et kuidas teie seda tõlgendaksite, et mis on teie enda seisukoht selle töö puhul? No ma päris seda algset seisukohta tegelikult ei tahaks selle lahkama hakata, sest ma ei taha nagu ette öelda publikule, et mis oli minus enda see tõukepunkt. Aga selle töö nimi siis eesti keeles on mõõdukus, eks ole. Just. Et ja samal ajal see on nii ülevoolav, et see ongi natuke selline nagu Paabeli torn, et neil lihtsalt tuleb ja see torn juba mõraneb ja kukkub ümber. Et see mõõdukus ka seal antiik-Kreekas oli just see, et kuidas sa nagu leiad selle tasakaalu, et ei oleks liiga palju, et ei oleks liiga vähe, et seal küll nagu algselt oli see mõeldud ka emotsioonide koha pealt, et õige mees nagu ei lähtu oma emotsioonidest ja on nagu kindel. Aga ma arvan, et seda oleks liiga palju, liiga vähe ja seda tasakaalu leidmist saab väga hästi üle kanda tänasesse päeva, ükskõik nagu, ma ei tea, kõige lihtsam tarbimine või kõik see, kuidas me siin praegu elame, mis toimub. Ma ei tea, kas vastas sul küsimus? Jah, aga sellel ta töötab ikka sellise liialdusena põhimõtteliselt, eks ole, teadliku liialdusena. See hulk kahve sümboliseerimas mõõdukust. Et siin te keerate sellele tähendusele just nagu vindi peale. Võib-olla oleks piisanud isegi ainult nii-öelda 3 ahvide korrusest. See 4, et siin võib-olla läheb teil liiga kaugele. No, kui ma neid töid tegin, siis mulle tundus, et need kõik tegelikult on üsna vindiga, et ma ise ei näe sellest probleemi.
et see väike vint nagu oligi tegelikult ka eesmärk, et kui Ja, palju nendel sa annad kõikidel on. seda kruttida. Täpselt kõikidel on. Aga mõni minu jaoks töötab lihtsalt rohkem, mõni vähem. Ja ma paluksin, et te ise räägiksite sellest 5. tööst. Tere, me jõuame jälle selle avamise teema. Ei, me ei pea siin nii jõudma. Mitu teemat alles tuleb nii? Aega. Ja jälle ma selles mõttes ei tahaks nendest otsestest tagamaadest rääkida, et mis selleni siis, mis mu see enda algpunkt oli. Aga töö nimed on Peia, vaprus, vanasti ka kui mehisus. Ja sinna tuleb ka sisse see atlase paralleel, et kaua sa siis nagu jaksad hoida seda kõik enda kohal. No üldiselt ahvid on väga vaprad. Ja eriti veel karjaloomadena, eks ole, oma kindlate hierarhiatega ja selles mõttes see töö, sümboli tasandil töötab väga hästi. Ja samuti ka seesama viide, mida te tõite, see atlas, eks ole, vana-Kreeka mütoloogiast, täpselt samamoodi on ju sellega seotud. Aga siin on nüüd võib-olla selline lingvistiline küsimus minu poolt, et miks te valisite need kreekalikud pealkirjad, kas see oli taotlus, mille pärast just need kreekakeelsed nimed, miks mitte ladina keeles, miks mitte eesti keeles? Kreeka keel tuli ilmselt sellest, et esiteks see, et nagu ma ka enne mainisin, et ma ei tahtnud väga konkreetselt inimestele ette öelda, et vot see töö on sellest, et kes piisavalt keelt tunneb või huvi tunneb, see läheb guugeldab. Kreeka keel ilmselt tuli just sellest ka, et kuna ikkagi kuna mul tuli kokku 5 tööd täiesti kogemata, et see on kuidagi ette plaanitud, et vot nüüd mul tuleb nii palju töid. Tuli 5 tööd ja kuna ma samal ajal ikkagi hoidsin natuke silma peal ja lugesin, et kuidas siis neid teemasid on varem siis kas tõlgendatud või lahatud, siis Kreekas oli just need 4 põhivoorust, millele siis tuli juurde selline kangelas eetikast tulenev voorus, mis siis on siin näitusel selleks 5. Et kuna neid voorusid hakati just seal Kreekas siis niimoodi filosoofide poolt kuidagi need pandi seal paika, et võt nüüd need asjad on voorused, et siis see tundus minu jaoks selline loogiline jätkuhimed sealt võtta. Mille aluselt hakkasite modelleerima neid väikseid ahvi päid? Oli teil olemas mingi šabloon? Mul oli üks ahv, mille ma kogemata leidsin ja siis ma modifitseerisin seda. Et see selles mõttes ei ole nullist endal kuidagi koolitust ravitud. Aga kas see oli siis mingisugune metallist ahv? Oli see mingist muust materjalist? Muust materjalist. Kas loomamaailm on teid huvitanud ka varem? Loomamaailm kui ütleme sümbolisatsiooni tasand mingisugustele inimlikele või universaalsetele kvaliteetidele või omadustele? Ma arvan, et võib nii öelda küll, aga me ei ole sellega niimoodi otseselt teadlikult tegelenud. Kui palju teie meelest ehte kunst peab olema otseselt tarbitav ja kui palju ta peaks teie meelest jääma ainult nii-öelda vitriinikaunistuseks?
ma arvan, et mõlemad pooled on olulised. Ja ma arvan, et need inimesed on päris imelised, kes suudavad teha selliseid tarbitavaid ehteid, mis samal ajal kuidagi odavad, koledad. Et selles mõttes, et kui sa nagu inimesed, kes suudavad teha seeriaehet nii, et see on kvaliteetne mingi mõttega, aga samal ajal kuidagi turustada müüda, see on väga, väga kõva sõna. Aga ja samas, kust läheb üldse piir kandmise vahel, et kas kantav ehe üldse on tingimata ainult see, mida sa igapäevaselt pead kandma, et teoreetiliselt kõik need tööd, mis mul seal silfis on, et neid põhimõtteliselt on võimalik kanda. Küsimus on kontekst ja mugavus. Kelle te peate silmas näiteks mõne oma ette kandjat? Vana inimest, noort, teenagerit, mõnda teie õppejõudu? Rektor Kalmu? Ei. Mulle tundub, et pigem on nagu naiselikumad tehtud, aga samal ajal mul pole ka midagi selle vastu, kui mees neid kannab. Mulle tundub näiteks, et see Ameerika dollari asi, see sobib suurepäraselt ju mehe kuuereväärile. See on minu meelest täiesti selline mehelik pross. Jah, selles mõttes, kui see oleks prossina vormistatud, siis kahtlemata, et siis see ka pisut muutuks. Aga te ise ei ole kandnud näiteks mõnda nendest 5 ehtest, mõnda sõrmust või prossi ise? Ma üldiselt kannan väga vähe ehteid, et tegemise käigus loomulikult ma proovin asju, et kuidas need, mitte isegi ainult neid, aga üleüldse tegemise käigus, selles mõttes sa pead ikkagi läbi proovima, et sa tead, et kui keegi ostab, et see reaalselt on kantav ja sa hoiad niimoodi keha peal, nagu ta on mõeldud hoidma. Aga otseselt seda, et ma nüüd panen sõrmuse sõrme ja käin sellele mitu päeva ringi, et seda mitte. Nii, lugupeetud publikum, kas on tekkinud ka teil selle näitusega seoses mingeid küsimusi? Oleks väga hea kuulda juba teie poolt ka mõned arvamused. Siin on ju... Ja palun. Mina küsiksin ikkagi, et miks sa ei taha öelda seda, mis sa ise siis isiklikult mõtlesid. Ja miks kreeka keel selles mõttes, et miks mitte nagu eesti keeles anda see teema, et tegelikult ma võib-olla ka mõtlen sellest, et mul ei väga huvitav kuulda praegu seda tausta, et kui ma vaatamas ise käisin, lugesin teksti, siis sellest, mina ei hammustanud läbi seda, et võib-olla see oli ka nagu vist oma isiklikust meeleolust sõltuv, et ei hakanud üldse lintima nende põhiväärtustega, eks ole, tiitkajast, et see tundus ikka väga kauge vangerdus. Et selles mõttes, et tahaks ikkagi seda sinu kommentaari, et miks sa pead oluliseks nagu seda algset enda mõtet nagu peita ja siis selle kreeka keele kohta seal ma natuke vastasin. No üks asi on see, et tegelikult mul on iseendal ka väga palju erinevaid tõlgendusi kõikides nendes töödes, et vastavalt sellele, mis meeleolus või tujus ma parajasti olen, et samamoodi nagu see 4 ahviga, see tarkuse töö, et kui mul on üks tuju, siis see ongi, et need 4 ahvi hoiavad seda väärtuslikku maad üleval ja kui mul on mingi teine tuju, siis ongi see, et igaüks läheb oma suunas. Et ma selles mõttes ei taha nagu suunata seda, kuidas inimesed neid töid vaatavad. Mulle meeldiks just see, kui igaüks leiabki selle, mis iganes neil endal hinge kriibib või tundub, et on ühiskonnas halvasti, et selles mõttes pole vahet, et kas minu jaoks on probleem, kuidas juhitakse, ma ei tea, Ameerika Ühendriike või RMK-d, et see töö võib seda mõlemat kajastada. Sa ei taha liialt defineerida, sest aga teiselt poolt ka see
sooline asi võib-olla, et kui sa neid töid teed, et kas sa mõtled kande peale, et ma küll ei näe ühtegi põhjust, miks sa töid kanda ei saaks, et need on väga kantavad tööd, aga kui tähtis see sinu jaoks on? Ma arvan, et ma ei mõtle selle peale tegemise käigus, et kui see ese siis on seal faasis, et see on peaaegu valmis, siis ma proovin, et kas see prossi nõel hoiab kinni ja hoiab keha peal, et see ei kuku ära või et see sõrmus reaalselt püsib sõrmes. Aga niimoodi, kui ma ideed alles välja töötan või töö on algfaasis, ma ei saa öelda küll, et ma mõtleks selle kandja peale. Jah, aitäh. Nii. Jah, kolmas, millal ma unustasin, aga küsin. Ei, räägi ära. Selles mõttes ma haakuvalt, ma küsiks selle esimese, või nagu Ketliga sama toon, et kui sa kuidagi, kui sul endal on mingi suhe või nimetad seda, et siis ühtlasi kandub asjale üle ja sa just nagu tahaksid vaatajale ka seda öelda edasi, väljendada kandjana. Ja teiseks need tööd nagu isegi ootaksid seda, et see statement oleks niisugune jõuline või ütlengi otse ja isegi see võimaldab ka, et sa võid homme sõna tagasi võtta, et ta nagu ootaks seda julget pealkirja väljaütlemist, et natuke väljanäemist ja otsest keelt, et jah, seda ilmselt ei pea varjama või see vaata isegi ka tahab uhkustada sellega, et kus nüüd ütlesin, aga mitte ise, vaid autor. Ja teiseks, ma mõtlen, see ei ole ilmselt täna jutu teema, aga et ma ei saa üldse aru, miks sa valisid oma magistritööks selle teema, mis sul oli enne ja mitte nagu täitsa teine toon, teised tegelased ja lugu jookseb, et see on huvitav vastuolu nende kahe vahel, et kas sa jääd selle endise plaani juurde, kas need on omavahel seotud ja kas sellest saab hiljem ükskord juttu teha. Aga jah. Ei tahab meid vastata? Mul vist ei ole mingit väga head vastust selles mõttes, et mulle meeldib see teema ka, mis mul see magistritöö teema on. Minu jaoks kaks asja nagu ei välista teineteist. Lihtsalt nagu põhjus või motivatsioon, et miks ma teen ühte ja miks ma teen teist, on täiesti erinevad, aga need võivad samal ajal eksisteerida. Veel Pirat, küsi veel. Võta midagi tekkis tee peal veel, aga see põgenes maha peal. Jah. Sellest veel avalikult ei räägi. Ja millal see töö kaitsmine peaks tulema? Arvatavasti järgmine aasta. Kevadel või? Kevadel, mitte nagu kalendriaasta, aga kooliaasta. Ja. Nüüd võite esitada küsimusega mulle. Ma ei tea, kas ma julgen, see läheb jälle selle avamise õhtusse ja siis läheb käest ära. See oli väga tore. Meil käest ära muuseas ei läheb mitte midagi. Sellepärast, et veini oli kogu aeg lakkamatult. Nii et ma arvan, et kui ei oleks olnud veini, siis oleks käest ära läinud. See olen. Ilmselt küll, jah. Aga jah, te võite mulle mõne selles vastu vaielda või esitada mingeid oma küsimusi. Ma vist ei ole hetkel mingit konkreetset küsimust. No siis nüüd olen küsima veel auditooriumilt ikka. Et olete nüüd kuulnud meid 45 minutit. Ja äkki on teil küsimusi näiteks mulle, minu interpretatsioonile,
seoses Erla näitusega või tahaksite ise öelda midagi Erla näituse kohta? Ja palun, jah. Kuidas teist kriitik sai ja miks? Kõige otsesem vastus on selles, et mind huvitas kunstiajalugu juba väga varakult juba keskkoolis ja ma ülikooli astusin juba selle teadmisega, et minust saab kindlasti kunstiajaloolane ja kunstikriitik. Ja sellele erialale olen ma jäänud truuks. Aga kui te küsite konkreetselt näiteks ehtekunsti kohta, siis ehtekunsti juurde viis mind minu esimene ülemus, minu esimene tööandja, see on Eesti Kunstimuuseumi direktor Inge Teder, kuulus tarbekunstiajaloolane, kes pani mind tegema 1986. aastal Rein Metsa esimest personaalnäitust tarbekunstimuuseumis. Ma ei teadnud Eesti kunstist mitte midagi. Mind see üldse ei huvitanud. Ja Inge Teder ütles mulle, et te olete noor inimene, mis tähendab, et ehtekunst teid ei huvita. Vot nüüd lähed seltsimees Metsale külla, nagu ta nimetas, vaatad tema ehteid, kuulete, mis ta räägib, hakkate kirjutama kataloogi teksti. Kui ma proovisin öelda veel, et mis nüüd mina. Ta ütles, et ja 2 kuu pärast olgu tekst siin. Ja nii ma jõudsin ehtekunstini ja muidugi ma pean ütlema, et ma olen selle võimaluse üle igavesti õnnelik ja rõõmus, sellepärast et Rein Mets ei osutunud mitte geniaalseks ehtekunstnikuks minu jaoks ainuüksi, vaid erakordselt huvitavaks isikuks, kes oskas väga põnevalt oma töödest ka rääkida. Ja kui üks väga noor inimene pannakse tegema juba elava klassiku ehtenäitust, kes on absoluutselt moodne kunstnik ja peale selle veel ka oma ehete osas ka selline nagu ajastutest üleolev, siis see on selline kogemus, kui sa oled vähegi empaatiline ja mõtlemisvõimega ja saad aru, et see on oluline ja tähtis, et see kütkestab sind tulevikukski. Ja tänu sellele näitusele Tarbekunstimuuseumis ja kataloogile näiteks tollane Sirp ja Vasar tegi ettepaneku näiteks kirjutada kohe juba ettekunstist ka ja nii tekkisid esimesed artiklid. Nii et tänu Rein Metsale, ma võin öelda tänu Inge Tederile, hakkasin ma huvi tundma ettekunstist ja ettekunstist kirjutama, analüüsima. Ma ei tea, kas see oli ammendav vastus? Mul on veel Palun. Kas te olete ise mõelnud kunstnikuks hakata? Kuidas palun? Kas te olete ise mõelnud kunstiga tegeleda või ise luua midagi? Ma olen kunsti teinud natukene ja ma õppisin Tallinna 46. keskkooli ehk siis Pelgulinna gümnaasium, nagu paraku on ta nimetus, selle kunstiklassis, kus meil oli nii kunstieksam peale 8. klassi ja peale 11. klassi kui ka tööõpetuseksam 11. klassis. Ja ma näiteks tegin 10. klassis oli meil ka tööõpetuseksam ja siis ma tegin topeltvaskketti oma emale. See oli jube moodne tolle, tohutult moodne. See oli 70. aastatel, teate, selline väga hipilik ja nii edasi. Ja see on ainus ehe, mis ma olen teinud. Ja seda ehet ma töötasin ümber 2012 või 2013, kui üks ehtekunstnik, kes ka tollal kirjutas ehetes, tegi ühe näituse, mille nimi oli Ehteoor, kus ta kutsus mitte ehtekunstnikud tegema ehteid. Kas see oli 2012-2013? Ja siis ma võtsin oma selle vana keti, mis oli jäänud järgi emast ja mind aitas siis Katariina Kotsalainen
ja Julia-Mariat Tünnap, nii et ma mustast nefriidist tegin selle ketile eraldi just nagu ripatsi. Saagisin neid veel. See oli veel vanas õiges kunstiakadeemias Tartu maalt. Nii et ja see oli ka näitusel väljas. Nii palju minust ehtekunstnikku. Nii, palun veel. Mul on siiski Erlele küsimus, siin ma Harri mõnevõrra juba tean, Erle vähem, et kui sul tegelikult, sa puudutasid ise seda materjali teemat, et kui Harri küsis õbele kohta, et miks õbelit kasutasid, aga kui sul ei oleks olnud materjali piirangud ees, et ei ole raha taha jää, ei kullaplaatina ega mille iganes ostmine, ega ka kivide, millest see siis oleks võinud olla? Või kas see üldse oleks võinud olla millestki muust? Ma ei teagi ausalt öeldes, mul tegelikult selles mõttes välimuse mõttes, värvi mõttes meeldib ja sobib kõik see, mis seal praegu on. Et muidugi oleks juba tore kullaga töötada ja sellises koguses kulda valada. Aga ma isegi arvan, et praegu tegelikult see hõbe selles mõttes töötab seal täna. See oli kohe kaasneb mingi tähenduse muutuseks, selles mõttes arusaadav. See oli minu see küsimus, mis ma küsimata ei. On kellelgi veel? See, et värvi ei ole. Ja mida see tähendab? Või et sa oled praegu vältinud värvi? Või kas sa teed seda muidu ka või see on nagu siin oluline ja kui, siis miks? See on nagu just siin. Ja ma arvan, et see on just sellepärast oluline, et kuna sellest vindikeeramist oli siin ka juttu, et kuna see kõik muidu on ikkagi üle võlli ja vintis veits, et kui sinna oleks veel tulnud mingid suured värvid juurde, et ma arvan, et see oleks nagu näinud natuke liiga palju. Lisa küsimus. Siis tekkis veel selline ketsed teisele mõelda, et kellena sa ennast siis 5 aasta pärast näed või kus sa ennast näed? No ma eelkõige näen ennast ikkagi sellise kontseptuaalse kunstnikuna ja just selliseid näituse töid tegemas. Milles sa elad? No ideaalmaailmas sellest, aga jah, selles mõttes, nagu ma ka enne ütlesin, siis see on hästi imeline, kui inimesed suudavad teha selliseid tõsiseltvõetavaid ka seeria etteid. Mina ei ole sellest väga tugev, et selles mõttes ma isegi nagu pigem nagu jätaks selle teema kõrvale, et tellimusi on tore teha vahetevahel. Aga jah, pigem see, mis mulle kuidagi toob mingit rõõmu ellu ja pakub midagi. Sa ise nii välistad selle seeria? Ma ei ütle, et ma seda otseselt välistan. Sa tuleb tahab neid rahvipent saada. No, 200 tükki saada. Jätta tegemata. Ei, no selles mõttes ei jäta. Neid on võimalik saada tegelikult. Meil on väga palju häid näiteid ju sellest, kuidas unikaalloomingusse on tõukunud mingid kas väikeseeriad või mis aitavadki tegelikult ära elada. Et selles osas ma arvan, sul on nagu väga suur potentsiaal mõlemad teha tegelikult. Pimedi küsimus ongi nagu huvitav täitsa, et kas sa ennast nagu tunnetad vastuvoolu ujujana või vaatamata oludele, ma olengi selline, teen seda, või kui palju sulle lähevad korda need sellised üldised suured teemad või üldse selline avatud lahtine olek, et ei teagi, mis tulevik toob nagu väljaspool meie oma väikest kunstiringkonda, et kui palju sa sellele reageerid või sa ei välistadki kõik, mis muud küsimused õhus on?
keskkond näiteks või mingid sellised asjad, mingi rassi küsimused, need on see su jaoks nagu isiklikult puudutav või samateline? et see, mis siin Shape'is on, see ka nagu kergelt puudutab kõiki neid teemasid. See on selline asi, et sa jälgid ja kommenteerid või vaatad ja elad kaasa, aga et ometi sa ütled, et sa tahaksid olla niisugune nagu puhas. No jaa, selles mõttes see on nagu huvitav teema. Võtta selline väga eluline paralleel, et kui mingi pidudel käimine on, siis ma ei ole kunagi see, kes on, et oi, pidu, ma pigem olen see, et ma istungi kuskil nurgas ja ma jälgin inimesi, sest et seda on huvitav jälgida ja siis selle põhjal nagu inimesed lihtsalt käituvad nii veidralt ja teevad huvitavaid asju, et nagu siis sellest jälgimisest sünnib midagi sellist. No just näiteks vastus, et on õhus, me peame sellega iga päev rinda pistma, et kas tulevik ongi selline, nagu me siin ise ette kujutame, või on see selline, et me peame praegu nüüd ja kohe sekkuma mingitesse probleemidesse, neid lahendama hakkama, et muidu on liiga hilja, et sina istud ja nokitsed seal mingit allegooriat või mingit tähendusi, et kas ei lähe mitte vastuollu? No ei, absoluutselt läheb, et eks see on üks selline mu eksistentsiaalse teadmatuse põhjusi või nagu kui ma magistrisse sisse astusin, siis tegelikult mul see algne magistri teema oligi ju sellest kirjutatud, et kuidas sellega siis elada, et tahaks ka kuidagi maailma päästa ja kui sa oled selline inimene, et ma ei tea, ma poest kilekotti ei võta ja tahaks kuidagi parem olla, aga samal ajal ma teen sellist asja, mida nagu väga ratsionaalselt võttes ei ole kellelegi vaja. Aga samal ajal on nagu see, kui ma teen selliseid asju, ainuke asi, mis hoiab mind nagu enam-vähem mõistuse juurde, et ma kogu selle muu asjaga, mis ümberringi toimub, suudaksin elada, et siis ilmselt tuleb ikkagi neid kompromisse selles mõttes teha, et viimse piiril nagu ei anna ka ratsionaalne olla. Ja, see ongi üks vahend. Aga nüüd, kus meil on tund aega räägitud, võib-olla võtaksime selle vestluse siis täna kokku. Ja mul on tohutult hea meel, et tulemas on Eesti kunsti keegi, kes väga huvitaval sümbolistlikul kombel tõlgendab meie maailma, meie väärtusi ja keerab meile teatud vindi veel nagu otsa. Ja minu meelest on siin potentsiaali tulevikuks hästi palju. Jätkake sama teed. Ja ma loodan, et ma tulevikus võib-olla saan kirjutada teie kataloogi. See oleks väga uhke. Suur aitäh!